Aitäh, härra juhataja! Head kolleegid! Me hakkame täna siin mõne aja pärast arutama otsuse eelnõu uurimiskomisjoni moodustamiseks. Ma ütleks, Eerik-Niiles Krossi poolt välja mõeldud selline poliittehniline eelnõu, et kuigi komisjon moodustatakse õilsatel eesmärkidel, et uurida Venemaa mõjutustegevust, siis eelnõu ise on, nagu ma ütleks, huvitav pehmelt öeldes. Loomulikult tuleb mõjutustegevust uurida, aga näiteks on koalitsioonijõududega juba komisjonis tagasi lükatud ettepanek, et uurida ka seda, kas on tehtud ebaseaduslikku äri Venemaaga ja ka seda, kas see ebaseaduslik äri on toetanud Venemaad sõjas Ukraina vastu. Selle on koalitsiooni häältega õiguskomisjonis näiteks tagasi lükatud. Lisaks on öeldud, et moodustame selle uurimiskomisjoni võrdsetel alustel, andes igale koalitsioonierakonnale 2 kohta ja opositsioonierakonnale 1 koha. Ja ka jälle vastavasisuline ettepanek, mis ütleks, et teeme võrdsetel alustel tõepoolest, et kõik Riigikogus olevad erakonnad saavad seal 1 koha ja siis uurimegi, sest see koalitsioon ja opositsioon on sellised ujuvad ja volatiilsed mõisted. Ja sellega seoses annan ma üle meie fraktsiooni poolt eelnõu, millega me ütleme, et uurigem Eesti huve kahjustavat mõjutustegevust Eestis, mis on lähtunud Venemaalt või mõnest muust välisriigist või on lähtunud mingisugustest organisatsioonide poolt. Mõelgem siin kas või sellele, et jätkuvalt on surve juhuenergeetika arendamisele ja nii edasi. Ja lisaks teeme selles eelnõus ettepaneku, et teemegi tasakaalustatud uurimiskomisjoni, kus on esindatud võrdselt kõik Riigikogus esindatud erakonnad. Nii et siis saab koalitsioon oma eelnõu tagasi võtta ja minna edasi palju parema eelnõuga. Aitäh!